Ja mul on hea meel paluda siia Eesti Rukkiseltsi presidenti Vahur Kukke. Vahur, poiss, kus sa oled? Tule siia. Räägi, millega siis meil tegelikult tegu on? Et kõigepealt head uut aastat, head rukkiaastat. I wish you all blessing new year, and on behalf of the Rye Association, I hope that you will eat more rye than last year. И поздравляю всех с Новым годом, и тех, кто справляют здесь, в Таллине, Рождество, поздравляю с Рождеством Христовым и желаю наступающего Нового года. Nii, Vahur, sul kõik keeled suus ja puha, väga hea. Räägi, mis selle rukkiga on, kas see on sama see Sangaste rukis, mis see oli 1800 või sa tead täpsemalt? Ja ikkagi me oleme selle üle uhked, et Eesti rukkisort Sangaste on maailma kõige vanem rukkisort, mida praegu kasvatatakse. Ja juba esimesel maailma näitusel 1889 Pariisis sai ta suure kuldmedali. Nii et Eesti on jällegi esimeste hulgas jätkuvalt ja meie kui rukkisööja rahvas oleme selle üle ikka väga uhked. Väga hea, aitäh! Aitüma! Nii, mida on lisada meie põllumajandusministril? Ivari, tule ka siia, ma vaatasin juba, siin taarati juba tantsul ära kohe, ma mõtlesin, sa oled Lõigarisse tantsima tulnud või? No miks ka mitte. Nii, räägi, väga. Lõigaritel on ka uus tantsumees, Ivari Padar. Nii, jah. Et head uut aastat ja head rukkiaastat kõigile. Et tõesti, et rukkis on ju, võib öelda, kõige suurem sümbolväärtusega põllumajanduskultuur ja selline toiduaine põhi üldse, mis meil on. Et kõik, mis on ju leivast eraldi, seda ütleme ju leiva kõrval. Ja rukkil on pikk ajalugu Eestis. Rukkis on olnud kasutusel meie rahval alates muinasajast ja kui me tänasel juhul oleme siin keskaegsel Raekoja platsil ja kui me räägime põllumajanduse ekspordist 2014 ja 2015, siis kindlasti tuleb ütelda, et rukkis on olnud keskajal üks olulisemaid eksportartikleid, mis Eestist on välja müüdud. Ja lisaks sellele, et 2015 propageerida rukkist kui meie sellist põhitoidukultuuri, teiselt poolt põllumajandusministrina ma tahaks sellel aastal siis propageerida lihtsalt tarka põllumajandust, sest rukkiga on seotud hästi palju tarku mehi. Alates Kullamaa talumees Sitakoti Matsist, kes rukkiga rikkaks läks kunagi 17. sajandil ja siis jõudes välja siis tõesti Graf Bergini, siis Graf Berg, kelle sünnist ka ju sellel aastal 70 aastat tuleb, on kindlasti üks kuulsamaid ja mõjuvõimsamaid põllumajanduse edendajaid Eestis läbi aega. Nii et tuleb ilus aasta, et olge meiega kõikidel nendel 2015. aasta rukkiüritustel. Bravo, aitäh, Ivari Padar, aitüma! Nii, ja kuna ma tean, et täna on teil kõigil võimalus proovida siin samas telgi all hetkel maailma kõige pikemat rukkileiba, siis kus on meie põhisüüdlane AS Leiburi kõige suurem pealik ja Assol Lankots, räägi, millega olete hakkama saanud? Tere, head uut aastat, head uut rukkiaastat. Leibur on siis toonud siia täna rukkileiva lahtilõikamiseks, mis on valmistatud rukki täistera ja kroovjahusegust ja mida me siis pärast pidulikku lahtilõikamist loodetavasti saame ka kõigile huvilistele pakkuda. Luban, et hoiame leivakultuuri kõrgel ja südamest loodan, et see, mida me teile pakume, nii Leibur kui kõik Eesti leivatootjad on teile käesoleval aastal meelepärane. Aitäh! Nii, bravo! No nii, ja ükski suur asi ei saa ju kuidagi ilma patroonita hakkama ja mul on väga hea meel, härra president, Arnold Rüütel, ole hea, tule pane hiilepunkt. Aplausi ja millega, Rukkiseltsi patroon, härra Rüütel, ise. Tere! Ka minu poolt head uut aastat kõigile ja õnne ja tervist ja kõigi teie soovide uuel aastal täitamist. Aga selle juures ei tohiks unustada ühte ja ajaloolist ja kultuurilisi tõdesid. Ja siin eespool juba räägiti, üks nendest on kahtlematult rukkis, mis toodi Eestimaale juba ümmarguselt 1000 aastat tagasi. Ja meie esivanemad on söönud ja tarbinud seda tänase päevani. Ja mina Rukkiseltsi ülesandelgi
kuulutaksin siis selle rukki aasta välja. Lugupeetud linnakodanikud, head Tallinna ja Eesti külalised, Eesti Rukkiseltsi, Eesti Leivaliidu, Eesti Pagarite Seltsi ja Põllumajandusministeeriumi nimel kuulutan välja rukki aasta 2015. Tänan ja palju jõudu. Bravo! Sellega on rukki aasta 2015 avatud! Ja